Ülaväli Maaülikoolist kõneleb röövlinnurändest. See on selline hea suuharjutus teile lõunasöögi ette. Et selline plaan mul tõesti on. Ja alapealkiri valikud isenditest liikideni, mida ma sellal mõtlen sellest mõne hetke pärast. Aga kõigepealt sissejuhatuseks. Nüüd kui aitäh, Marko, veel kord selle eest, et sa tõesti röövlinde nii tähtsaks pidasid, et nad ei saa sellelt ettekande koosolekult konverentsilt kõrvale jääda. Olin alguses küll eestlaslikult tagasihoidlik, mõtlesin, et mis nüüd meie, eks. Aga esimesest plokist 3 ettekandest 2 olid juba väga olulisel määral röövlindudega seotud. Ja tõesti, kui ka ajalukku vaadata, siis ega need röövlinnud nii väga tähtsusetud Eesti ornitoloogias ei olegi. Et just nimelt röövlinnudel suudeti anda enam-vähem niivõrd head või halvad arvukushinnangud, kui siis parasti suudeti, aga kindlasti oli see üks esimesi linnurühmi, mille puhul sellega hakkama saadi. Röövlindude toitumisuuringud, elupaigauuringud on kindlasti väga olulisel kohal olnud Eesti linnuuringutes ja riburada järgnenud erinevad demograafilised uuringud on ka omamoodi tähtsad maamärgid olnud. Tänasel mitte loeng, vaid ettekande teema on mul peab 12-15 loeng hakkama Maaülikoolis. Et selles mõttes ma olen natukene vales olukorras, ma keskin tudengitel kõigil siia tulla. Et ma võtan seda kui loengut, eks vabandan siis ette, kui ma veel seda eksimust teen. Tänase ettekande teema on ränne. Et kuidas siis röövlindude rändega on, et kas seda ei olegi veel siis uuritud? Et seda kindlasti ei saa öelda. Et üleüldises rände uurimise tuhines möödunud sajandi 60-ndatel, 70-ndatel jäänud ka röövlinnud kõrvale. Tiit Randla, Heidi Leelov, teised tulevad kindlasti meelde, kui seda teema peale mõelda. Jälgiti peamiselt läbirännet ja teistele teemadele väga palju tähelepanu siis pööratud. Sest rändeteede ja sihtkohtade uurimine, millest mina kavatsen täna rääkida, see eeldab ikkagi lindude märgistamist ja taasleide. Röövlindude puhul on see natukene raskendatud, sest neid taasleide on ikkagi suhteliselt vähe võrreldes teiste lindudega, näiteks järulistega. Ja mis seal salata, kui nüüd mõelda nende Matsalu arhiivide ja kaustade peale, siis ega väga kerge ei olnud neid andmeid ka välja võtta. Tänapäeva digiandmebaasidega ja ei võrreldagi, et lust ja rõõm on olnud neid andmeid analüüsida. Viimastel aastakümnetel on ka teisi meetodeid tulnud, mis on sellist tavarõngastamist kindlasti nüüd aidanud toetada. Et erinevatel kotkaliikidel on juba aastakümneid värvirõngaid pandud. Ja nüüd konnakotkaste näitel vaadata, siis need konnakotkaste värvirõngad on olulisel määral tõstnud ka taasleidude efektiivsust. Et eelmise poole sajandiga 7 taasleidu sai kõla just väga muljetavaldavalt. Samal ajal kui 10 aastaga 20 taasleidu näeb märksa parem välja. Veel parem näeb ta välja siis, kui see rehkendada aastaste taasleidude sageduste peale. Et tõesti värvirõngad on mäekõrguselt kasvatanud taasleidude efektiivsust. Teine teema, millest kindlasti ei saa rände uurimisel mööda minna, on telemeetria ja kõik see, mida on meil tänapäeval võimalik teha, mis veel paarkümmend aastat tagasi ei olnud isegi nüüd unistustes. Et erinevad meetodid, olgu selleks siis GPS-i põhised, mitte GPS-i põhised logerid või satelliitsaatjad, võimalusi on mitmeid ja kõik nad tähendavad seda, et kui sa kord oled selle linnu juba lahti lasknud, siis sul on võimalik neid taasleide saada täpselt nii palju, kui sagedaseks sa oma aparaadi seadistad. Et siin on nüüd näitena toodud ühe meie esimese suurkonnakotka ränne Balkani poolsaarele, sest oli tõesti päris lõbus vaadata, isegi kui neid taasleide oli vaid paarkümmend tükki. Tänapäeval neid võib kas või paar tuhat või paarkümmend tuhat olla sellel teemal. Aga nüüd ma jõuan oma tänaste
küsimusteni, et valikud isenditest liikideni. Ja jällegi ma pean Markot tänama sinu lühikese, aga sisuka kirja eest, et sa arvasid, et me võiksime täna röövlindude rändest vaadata jällegi, mis me nüüd ikka väga teinud oleme röövlindude rände uurimisel, aga kui hakata tagasi vaatama nende viimaste aastate peale, siis tõesti, need töid natukene nüüd on kogunenud ja need on võimaldanud nüüd erinevatel tasemetel sellele rände temaatikale ka läheneda. Tõsi küll, kohvipausi ajal Aivar Leito juhtimus mu tähelepanu sellele, et mees oled täiesti valel nagu põllul või valel kohal praegu, et hoopis tema peaks rändest rääkima. Päris kindlasti on see nii, aga ma proovin, mis ma oma tagasihoidlikud teadmistega suudan siis näidata. Ehk siis ma proovin erineval tasemel nüüd rändele vaadata. Kõigepealt, mis toimub osakonna sees, kas on isendite vahel varieeruvust, kas on eri vanusegruppide vahel varieeruvust, kuidas on erinevate asukonnadega, et kas meie ja meie naaberriikide lindude vahel on mingeid erinevusi või pole seda mitte. Ja taksonoomiast rääkides, kas ränne aitab meil liike, alamliike määrata või teisest küljest, kas ta annab midagi kaasa, midagi juurde nende taksonite evolutsiooni uurimisel. Ja ma olen kutsunud oma appi siis erinevaid liike selle tee läbimisel ja esimene teema, osakonna sisene varieeruvus, on pühendatud kanaküllile esialgu ja see põhineb tööl, mille me tegime väga heas koostöös Olavi Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist siis tänapäeval, jah. Et mul on alati segamini kead ja kaurid, ühed linnud kõik. Et vaatasime, millised on siis meie kanaküllide liikumised, sealhulgas rändeteed meie rõngastusandmetel. Nüüd kanaküll on selline ühest küljest hea ja teisest küljest vastuoluline liik, kelle puhul seda teemat uurida. Nimelt, hea küll, vaatame parem graafikuid. Et vasakpoolsel graafikul on näidatud tulpadena see, kuidas meie kanaküllide rõngastamine on kasvanud läbi aja ja viimastel aastakümnetel nüüd järjest jälle langenud, millest mul siiralt on tegelikult kahju, et tõesti selline tavarõngastamine on natukene vähikäiku teinud viimastel aastatel vähemalt röövlindude hulgas. Ja see must joon on selline vastuoluline, mis näitab taasleidude efektiivsust või taasleidude proportsiooni. Et siis, kui rõngastusi oli vähe, aga kanakülle tapeti suurima innuga, siis oli ka taasleidu üsnagi palju, tõsi küll, nende hulk oli kõikuv ajas. Ja viimastel aastatel, kui kanaküll enam vähemalt ametlikult ei lasta, rõngastatakse oluliselt rohkem, siis on ka see taasleidude efektiivsus madalamaks jäänud. Ja parempoolsel pildil on lihtsalt näidatud seda, kuidas rõngaste taasleidude sagedus vastab üsnagi hästi sellele, taasleidude arv siis näitab väga hästi seda, kuidas see rõngastuste arv muutub ajas. Aga teemast endast rääkides, mida need linnud siis teevad rõngastega. Et siin on näidatud meie kanaküllide liikumised Eesti sees. Täpid tähendavad noorlinde, kastikesed vanalinde. Ja ega nüüd mingist rändest Eesti sees ei saa loomulikult rääkida, et on selline kas pesitsusjärgne või pesitsuste vaheline hajumine, liikumine. Ja väga suurt suundade erinevus ka vanalindude ja noorlindude puhul kindlasti ei ole. Noorlinde on oluliselt rohkem kui vanalinde ja ka nende liikumisteekonnad on natukene pikemad. Kui me räägime rändest, siis pigem vaatame Eestist väljapoole, kuhu liiguvad need kanaküllid. Ja siin joonisel on kastikesed ära kadunud, ega need vanalinnud kuskil ei liigugi, jäävadki meile. Noorlinnud seevastu liiguvad eeskätt edela poole, mõned üksikud proovivad ka itta ja kagu poole liikuda, aga noored ikka lähevad ja vaatavad, et kus on parem ja populatsiooni seisukohast on see ainult kasulik, et proovitakse erinevaid variante läbi, et äkki mõni seni mitte sobivaks osutunud talvitusala on nüüd juba selleks muutunud. Aga valdav elamik siiski edela poole ja vanalinnud ei liigusid suurt kuskile. Võtame teise näite ja see on liik, millele me eelmisel aastal väga palju tähelepanu pöörasime hiireviu ja proovisime ka aasta lõpus kokku võtta Eesti looduses omas sellise olava väinuga, et kuhu meie viud siis rändavad. Ja
panime ka mõned saatjad selga, antud juhul siis jah, ainult 2 linnule. Vanalind Villu, noorlind Gordian ja ega nende liikumistes nüüd väga suurt erinevust ei olnud. Kihutasid umbes kanakullidega ühes suunas edelasse. Noor Gordian jäi Poola talvitama ja vanalind Villu lendas Saksamaale välja ja tegi seda ka teinekord uuesti. Loomulikult tegemist on ainult üksikute lindudega, üks vanalind, üks noorlind, aga tahaksin teada, mida terve asurkond teeb. Ja olgugi, et saatjad on väga mõnusad ja näitavad meile nüüd kõike, mida me tahame, tervele populatsioonile me saatjad selga ei pane. Tuleb jälle pöörduda tagasi vana hea rõngastusandmete juurde ja jällegi minna Olavi Vaino jutule ja paluda teda appi ja loomulikult Olavi hea mees tuleb appi. Aitäh! Ja võtsime Olaviga kokku ka hiireviu rõngastusandmed eelmisel aastal ja vaatasime, et kuhu kohta siis meie hiireviud lendavad. Ja tõepoolest, nii nagu saatjalinnud, nii ka meie rõngastustaasleiud näitavad seda, et liigutakse eeskätt edela poole talvitama Kesk-Euroopasse, mõnel määral ka Lääne-Euroopasse. Ja parempoolsel pildil võite te näha siis seda, et mustad vanalinnud ja valged noorlinnud, ega nende sihtkohad ja rände suund väga palju ei erine küll. Et võrreldes kanakulliga mõtlekene teissugune pilt. Et esimesele küsimusele mingil määral saime nüüd vastatud. Aga teine küsimus, kuidas on lugu asurkondade vahel, kuidas on meie ja meie naabritega lugu. Siinkohal on appi tulnud sõbrad kalakotkad, kellele on ka läbi aegade pandud rõngaid loomulikult. Siin on üks väike kokkuvõtte Rootsi ja Soome rõngastusandmetest, mis näitab siis seda, et mõlemad asurkonnad liiguvad sinna lõuna-edela suunas. Ja nad teevad seda paralleelselt, et Rootsi omad lähevad ikkagi enda juurest ühes suunas ja Soome omad enda kodumaalt samas suunas, aga teekonnad on paralleelsed. Nüüd sihtkohti on natukene raske siit rõngastusandmetest eristuda. Lääne-Aafrika see mõlema populatsioonil on, aga kui me vaatame uuemaid satelliitsaatjate andmeid, siis ärge nüüd siin värvidele enam tähelepanu pöörake, selle vasakpoolsel pildil Rootsi kalakotkaid, kõik need erinevad värvid tähendavad ja liiguvad sinna läänepoolsesse Aafrikasse nad kõik, samal ajal kui Soome linnud pigem liiguvad Aafrika keskossa. Aga tõsi küll, see on 2016. aasta pilt, et üsna palju Soome kalakotkaid liigub ka sinna Rootsi kalakotkastega ühte kanti ning mõned ka idapoolsesse Aafrikasse. Eesti kalakotkaste rännet oleme me koostöös Urmas Sellisega ja loomulikult ka teiste kotkaklubi abimeestega jälginud ja kirjutanud ka paar artiklit nendest. Esimene nendest avaldatud nüüd selle aasta alguses on selline üldine kalakotka rändemustri kirjeldamine meie kandis ja teine siis üks selline pisut pentsikuma käitumisega kalakotkale tähelepanu juhtimine. Selline üldine rändemuster, ma pean muidugi jälle natuke tuhka pähe raputama, et see meie kõva rändetee kirjeldus põhineb jälle ainult 4 linnul, eks. Aga kui sa oled esimene sellel teel, siis sa võid endale suuri sõnu lubada ja ka väikeste andmete põhjal neid tähtsaid artikleid kirjutada. Et siin meie kandis tõesti ei ole neid kalakotkaste rännet varem sellisel moel kirjeldada, aga juba nende lindude põhjal võib näha, et Rootsi ja Soome kalakotkastest erinevad need rändeteed märkimisväärselt, kõigepealt see suund ei ole mitte sinna edela-lõuna poole, vaid ikkagi otse lõunasse. Ja ka sihtkoht on pigem Ida-Aafrika, olgu selleks Niiluse, Lätete kant või Kongo jogi või siis Angola rannik. Ja tõsi küll, need kalakotkad on oma teedel teinud ka selliseid pentsikuid, raskesti mõistetavaid liikumisi, et olgugi üldine rändetee on sinna Ida-Aafrikasse, siis kalakotkas Piret võttis ühe puhkuse Niiluse deltas ja siis hakkas vaikselt edasi rändama meie meelest. See ränne oli tal selline konarlik ja kompiv mööda Niilust ta ülespoolu liikus. Ühel hetkel mõtles, et aitab küll, liigub hoopis tagasi
tuli tagasi Niiluse deltasse ja puhkas seal veel mõned nädalad. Ja alles pärast seda läks ränne suure hooga käima, kihutas otse tegelikule talvitusalale. Ja teine, jah, ka see udune pilt on siit nähtud, teine on kalakotkas nimega Erika, kes selle asemel, et Ida-Virumaalt hakata otse lõuna suunas rändama, igal aastal mõtles, et käib enne Piiterist korra läbi. Ja seal ta siis Peterburi lähedal ühes soos peatus, käis kalakasvatustes ja järvedes saagijahil ja mõne nädalase kosutamise järel hakkas alles lõuna poole rändama. Miks nad seda teevad? Erinevaid variante on välja pakutud, aga kes seda täpselt ikka teab, eks. Nüüd viimase aasta tulemused näitavad tegelikult, et meie esialgsetel andmetel põhinev artikkel ei olnudki nii väga vale. Et ka meie viimased kalakotkad, üks Vadim on vist Rämedalt pärit, kui ei eksi. Et suur Eesti ikka, eks. Et need kalakotkad ikka liiguvad sinna samadesse kantidesse. Kongo jõgi ja Niilus on nende põhilised sihtkohad. Tõele au andes mitte midagi absoluutselt loomulikult ei ole looduses. Et üks tüdruk nimega Tiiu on läinud ka rootslaste sekka vaatama, et kuidas nende talvitamine käib. Kolmas teema, millest me eelmisel aastal viu aasta kontekstis ka veel ettekande rääkisime, on viud, hiireviud ja nende alamliigid. Et kas siis, vana tuntud teema, et kas see hiireviu, kes meil siin elab, et kas ta on nüüd ikka see päris hiireviu, nii-öelda Vulpinus alamliigina või lääne hiireviu Buteo. Et kas see lääne hiireviu peaks ikka olema see õige hiireviu ja teine hoopis ida hiireviu ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidas siis nendega on? Ja ränne on väga hea meetod selle asja selgitamiseks, sest see idapoolse levikuga Vulpinus liigub Lõuna-Aafrikasse, samal ajal kui lääne hiireviu Buteo liigub Kesk-Euroopasse või Lääne-Euroopasse talvitama. Ja loomulikult juba nägite, et vastus on väga lihtne, et kõik meie hiireviu tõndastusandmetel liiguvad sinna, kus Buteod peavad liikuma. Ja nii, et selle alamliigi esindajad meil tõesti siis ka pesitsevad. Seda on näidanud ka nii morfoloogilised kui ka teised tähelepanekud. Nüüd seda pilti natukene lähemale vaadates, siis võib tekkida kahtlus, et siin on nüüd üks selline lind, kes on siin Ida-Valgevenes. On ka teil hiirekene liikusus. Jah, see lind siin Ida-Valgevenes võib vihjata, et äkki ikkagi üks mõni Vulpinus meil siin elab ja tahab sinna Aafrika poole teele minna. Tõesti, see võib niimoodi olla ja nii me ka artiklis arvasime, et mõned üksikud võivad meil siiski pesitseda. Teisest küljest, nagu ma enne ütlesin, noored liiguvad ikka sinna, kuhu nad tahavad liikuda ja seda võivad ka hiireviud teha. See on teine variant. Kolmas võimalus on see, mida meile sellel aastal näitas üks saatja hiireviu. Tegelikult võib-olla ei ole asjad nii sirgkaunelised looduses, nagu meile tundub, et ka Kesk-Euroopa võib avaneda meile läbi Valgevene. Et nüüd tänavusi satelliitandmeid tagasi vaadates ja tagasi mõeldes, ega see Vulpinus ikka nii väga kindel, siin Eestis ei ole midagi. Ja viimane küsimus. Ma saan tulla oma vanade tuttavate konnakotkaste juurde. See kaua tehtud kaunikene töö on endiselt veel avaldamata, aga me töötame selle kallal jätkuvalt. Ehk siis, et samasugune küsimus nagu viudel. Et on üks liik, kes liigub Lõuna-Aafrikasse talvitama ja on teine liik, kes liigub palju lähemale talvitama, et mida teevad hübriidid, kas me saame nende liikide evolutsiooni kohta midagi ütelda, isolatsioonibarjääride kohta midagi ütelda. Et konnakotkad on sellel teel meil väga hea näide. Nüüd, kui me tagasi tuleme esimese küsimuse juurde, siis individuaalse varieeruvuse puhul, individuaalsest varieeruvusest me siin ei saa nüüd muidu rääkida, kui ainult, ütleme, Põhja-Euroopa kontekstis tõesti rändeteed natukene erinevad, aga juba Lõuna-Euroopas on üks kitsas koridor, kust nii kõik meie Eesti kalakotkad kui konnakotkad kui ka terve Euroopa konnakotkad lähevad koos Lõuna-Aafrikasse.
Samal ajal kui meie suurkannakotkad liiguvad Libeeriasse, Balkani riikidesse või ka siis Türki talvitama. Ja loomulikult tekib küsimus, et kuhu rändavad hübriidid. Ja meie mõned üksikud hübriidid on teinud seda, et esimesed põlvkonna hübriidid tundub, et nad lähevad sinna, kuhu suurkannakotkad. Luule oma esimesel talvel jäi talvitama Itaaliasse, liikus sealt Sitsiiliasse, sai hakkama talvitamisega, tuli tagasi Lätti suvitama. Teisel aastal ma kahtlustan, et ta tahtis seda sama teha, aga lihtsalt eksis poolsaarega, et kohe pole kas Apeniini või Balkani poolsaar. Proovis sealt Balkanit uuesti hakata Sitsiiliat otsima, õnnetult tal see üritus lõppes. Aga talvitusala on tal Lõuna-Euroopas. Samal ajal kui hübriidide ja väikekonnakatkaste järeltulijad liiguvad pisut kaugemale. Et teele, ma ei tea, kuhu ta tahtis minna, igatahes Nuubia kõrvest kaugemale ta ei jõudnud, et seal ta mürgistustunnustega surnukeha Urmas leidis. Ja teine lind nimega Sander, kes geneetiliste analüüside põhjal on samuti väikekonnakotka ja hübriidi järeltulija, tema lendab rõõmsalt endiselt edasi. Aga ka tema talvituskoht oli sama Lõuna-Sudaani märgalad. Üks näide veel, enne kui ma lõpetan, tunne esimese põlvkonna hübriid käitus nagu luulegi. Jäi talvitama Lõuna-Euroopasse. Nii et meil oli juba kindel tunne, et artikkel vaja ära avaldada, kõik on selge. Ja te võite ise aimata, mida ta järgmisel aastal tegi. Loomulikult läks talvitama Aafrikasse, sinna kuhu ta mitte ei oleks pidanud minema. Aga tõe lau andes tuleb isegi öelda, et väga paljud Poola suurkonnakotkad liiguvad samuti sinna Aafrikasse talvituma ja terve see hübriidide muster näitabki seda, kuhu meie suurkonnakotkad talvitama lähevad. Mida kokkuvõtteks öelda on seda, et rõngastamine on endiselt väga oluline meetod ja ma loodan, et see jätkub vähemalt samas mahus ka edasi. Värivirõngastamine on meile väga palju juurde andnud ja veel rohkem on juurde andnud ka telemeetria, kuid mõlemal nendel on ka loomulikult oma puudused. Tulemuste kokkuvõtteks seda, et isendite vahel loomulikult on varieeruvus olemas. Vanusegrupiti võib rändsus erineda, aga ei pruugi seda teha mitte. Ja meie Eesti asurkonnal võib olla kas üks või mitu rändesuunda ja see, kas nad naabritega sarnanevad või mitte, see on ka sõltub ilmselt liigist. Ja lõpuks ka alamliikide määramise ja nende evolutsiooni kontekstis on rändel kindlasti oma roll. Tahame tänada kõiki neid töökaid käsi, kes on lindutud rõngaid jalga pandud, olgu nad siis Eesti ornitoloogiaühingust või Kotkaklubist või üldse kuskilt mujalt. Aitäh Keskkonnaametile ja KIK-ile, kes on meie töid piisavalt oluliselt pidanud neid rahastada ja ka erinevaid projekte loomulikult, kes on raha meile andnud. Ja aitäh teile tähelepanu eest. Nüüd on meil mõni minut aega küsida küsimusi, kui on publiku hulgast, aga ma teen kõigepealt otsa lahti, et see noorlindude ekslemine niimoodi siia-sinna, see tulenebki suuresti nende kogenematusest või millestki muust. Lihtsalt käiakse ja uudistatakse ringi. Jah, ühest küljest kindlasti kogenematus, sest nagu näitas see viimane konnakotkas, et esimesel talvel läks ta jäi nii-öelda poolele teele pidama, teisel talvel läks ta juba kaugemale, sinna kuhu ka nii mõnedki vanemad suurkannakotkad on läinud ja kolmandal aastal läks ta samuti Aafrikasse, et see esimese aasta rännak, vähemalt sellel linnul tundus olema eksirännak ja tõesti ka need rändeteed on sellised pigem kompivad ja katsetava maad. Loomulikult, et kui välja ei tule, siis ega looduslik valik on karm, et need, kes valivad hea rände ja talvituskoha, et nendel õnnestub seda teed ka korrata. Sa ei maininud midagi sugude erinevast liikumisest, et kas teil on mingid andmeid selle kohta ka, et kas emased ja isased linnud liiguvad erinevatesse kohtadesse? Kalakotka puhul teil vist mingid andmed on olemas, et ma tean, et see üks isaslind, kelle te rõngastasite, läks kõige kaugemale talvituma ja emased vist läksid märksa lähemale.
mul on siin kirjas, et üks isaslind läks 8300 kilomeetrit, lendas sinna Aafrika lõuna poole ja emaslind paarkümmend kilomeetrit lendasid vähem. Kas sihuke sugudevaheline erinev liikumine on ka tavapärane röövlindudel? Tavapärane kindlasti ei ole. Kalakotka puhul ma ei julgeks veel nende üksiknäidete puhul ka järeldust teha, kuigi vihjed sinnapoole äkki juba on. Vaataks ka rõngastusandmeid enne ja kindlasti ka Soome ja teiste rõngastusandmeid. Kanakõllil ja hiireküll me vaatasime, kanakõllil kindlasti vaatasime ka sugudevahelist erinevust ja midagi me ei leidnud. Aga näiteks rooloorkõllil on väga selge erinevus sugude vahel ja õieti mäletan ja mõne liigil tuleb see rohkem meile. Nii, kas on publiku hulgas vahepeal küsimusi tekkinud? Viimastel aastatel on kogunenud andmeid hiireveju talmitamisest Eestist. Kas on andmed selle kohta, kas need on kohalikud linnud või on mõned põhja poolt tulnud ja leiab, et aitab randamisest? Siin on hea külas olla. Ühtegi tõendeid, ma arvan, kohalikest lindudest ei ole. Ja need erinevad rändelained, mis on nüüd näha ka enne iga ilma kehvemaks minekut, et nad pigem viitavad ikkagi sisserändele põhja poolt. Nii on mul mulje jäänud, aga mingeid väga häid andmeid selle kohta ei ole. Mulle tule hetkel meelde. Kas sa teavad arve üle siin või? Sõltub talvest ilmselt, aga seda, et neid vaatlusi jätkub meile terveks talveks, näitab, et nad saavad ka hakkama. Selle puhul ma ilmselt isegi vaataks ühe viimase runda poole ja loeks ühe eelnevatest artiklitest läbi ja tuletaks meelde, kuidas see olukord on. Seal on see natukene kirjas. Asko võib-olla tahab täiendada või küsida? Ei, aitäh ettekande eest. Ma tahtsin küsida, et minu meelest see Saharast lõuna poole jääv talvitusala paljudel röövlindudel on globaalökoloogiliselt väga huvitav koht, sest et seal toimub kõrbestumine ja see on midagi nagu globaalselt. Et kas sa oled kohanud mõnda artiklit või oled ise mõelnud selle peale, et kas see kõrbe laienemine nii seal kui mujal on nihutanud ka röövlindude talvitamisala? Pean tunnistama, et ei tea, et oleks, aga et töö kindlasti käib selles osas, et sooloorkulli ja satelliitsaatjate kontekstis on küll sellele tähelepanu pööratud. Aga ma ei hakka keerutama, et ma ei ole sellega nii hästi kursis veel, aga kindlasti tasub seda vaadata. Ühesõnaga, kas võib juhtuda, et kõrbestumine on ka röövlindudel ühel hetkel probleem? Jah. Nii, kas on veel üks kiire küsimus, ennem kui me edasi järgmise teema juurde liigume? Matil on. Mati, kannata, oota mikrofon ära, aga see peab olema kiire küsimus. See on jah või ei tüüpi küsimus, et ma just tegelesin ka nende meie satelliitlindude rändekoridoride vaatamisega ühe rändeteele ja riigi looduskaitsealade kontekstis ja tekkis küsimus, et kui ma nüüd nägin mõnda hübriidide lennuteekond, kas need hübriidid on selles avalikus linnu rändeandmebaasis ka või seal on need puhtad liigid? Jah, ei küsimust, jah. Aitäh. Tänan.